Sain eile enda kätte tuttu uue Fujifilmi uue kaamera X-T4. Teen väikse ülevaate selle uue Fujifilmi kaamera kohta, puudutades just filmimise osa. Pildistamisest siin videos ma eriti ei räägi, just mis selle kaamera puhul on paremaks tehtud, on filmimise asjad. Mina olen Fujifilmi kaameratega väga pikalt tööd teinud ja ma tõesti, mulle meeldivad nad. Nendega on väga mõnus nii pilti kui videot teha. Tavaliselt minu kaamera, mida ma kasutan, on Fujifilmi X-H1. Kasutan seda nii pildis kui videos. Mis mulle kaamera juures meeldib, kui ma just räägin videost siin, siis kaameral võiks olla keresisene stabilisaator. See tähendab seda, et ma saan palju filmimisi teha ära just käest. Pilt ei värise, pilt on ilusti mõnus pehme, et kui ma just pean kuskil pulmas või mingit üritust tegema, siis tegelikult väga mugav on filmida just käest. Uuel X-T4-l on nüüd olemas keresisene stabilisaator, lisaks on tal veel muid väga häid omadusi, näiteks välja keeratav ekraan, mis on väga mugav just sellistele inimestele, kes teevad näiteks YouTube'i videosid, vlogivad, et nad saavad ennast siit näha, samal ajal kui nad filmivad. See on super hea uus omadus. Muidugi pildistada on ka väga mugav sellise screeniga, et sa saad viia näiteks kaamera täiesti maad ligi ja siis vaadata tegelikult siit selle nii-öelda pööratava ekraani pealt nii-öelda seda reaalset pilti, mida sa teed. Rääkides veel suurest muutusest, mis X-T4 endaga kaasa on toonud, on see, et X-T4 on täiesti uus patarei, aku. See peaks kestma hoopis kauem kui vanadel Fujifilmi kaameratel. Vanadel Fujifilmi kaameratel on kõikidel ühesugused akud, vanad sellised väiksemad. Need saavad üpris kiiresti tühjaks, et minul on tagavarast circa 10-12 akut alati kaasas. Kui juba siin nagu suurust vaadata, siis jah, see uus aku tundub olevat suurem. Ma loodan, et ka pikema elueaga, et saab rahulikult filmida, et ei pea kogu aeg muretsema seda, et sul on tagavara akud kaasas. Välimuselt on X-T4 sarnane X-T3-le ja X-T2-le. Et Fujifilm on tegelikult X-H1-ga teinud ainult sellise suurema käehoidmiskoha, et X-H1-l on ka pealmine nii-öelda väike display, kus sa saad nii-öelda pildistamisfilmimise andmeid vaadata. Tegelikult on see üpris mugav, et X-T4-l nüüd seda ei ole, et on ainult nupud peal. Muidugi, kui me ka vaatame, siis tegelikult me näeme, et X-H1 oma mõõtudelt on pisut nii-öelda kohmakam, natukene suurem. Kui me räägime veel akust, siis selle akuga peaks saama umbes 500-600 pilti teha. Kui me võtame siia kõrvale X-H1, siis andmete järgi tema aku iga oli 300. Siis ma arvan, et X-T4 aku on kindlasti parem kui X-H1 oma. Lisaks uue akuga on X-T4-l väga mõnus uus asi, et nimelt talle on külje peale pandud USB-C port, et see tähendab seda, et sa saad tegelikult kaamerat kasutades panna siia taha kohe juhtme ja näiteks akupanga, et sa saad kaamerat edasi kasutada. X-T4-l on siis samasugune sensor, mis on tegelikult X-T3-l, X-T30-l ja X-Pro 3-l, et võrreldes X-H1-ga on need sensorid erinevad, et üks nii-öelda põhjus, miks mina ka enda X-T3 maha müüsin, kuna mul oli X-T3 ja X-H1, siis sensorid olid sedavõrd erinevad, et pildi nii-öelda värvikeel oli totaalselt erinev. Kui ma näiteks töötasin pildi ära X-H1 peal ja proovisin seda siis nii-öelda neid samu settinguid kopeerida X-T3 pildi peale, siis need tulemused olid hoopis erinevad. Samamoodi video filmimisega, kuna X-T4-l on uus sensor, siis tegelikult need X-H1-ga filmitud kaadrid ei ole päris samad. Mis mulle Fujifilm kaamerate juures väga meeldib, on tema enda nii-öelda värviprofiilid. Just näiteks filmimise puhul mulle väga meeldib kasutada Eterna profiili. See on selline mõnus pehme. Hiljem on talle vaja natukene ainult võib-olla kontrasti peale keerata, kui ta on väga filmilik ja hea väljanägemisega. Lisaks on siin veel mitu erinevat filmiprofiili, et nendest ma tegin väikse ülevaate ja võrdluse ka, et saate seal täpsemini näha, mis vahemik ja milline see nii-öelda värviprofiilide vahe on. X-T4-l on muidugi ka 2 uut värviprofiili. Üks uus ja huvitav värviprofiil on Eterna Bleach Bypass ja teine on Classic Neg. Need annavad sellele kaamerale
natukene jälle vürtsi juurde, et neid on alati huvitav ja tore katsetada nii pildis kui videos. Keresisene stabilisaator on filmimise puhul väga oluline, et sa saad tegelikult, ütleme selline 70-200 optikaga vabalt käest filmida. Muidugi sa ei saa ringi liikuda, et see on loogiline, et see pilt ei saa olla täiesti sile ja nii-öelda ilma vigadeta, aga põhimõtteliselt 200 nii-öelda optikaga ma saan rahulikult käest ühte kohta filmida ja õrnalt tegelikult liikuda. Et ma siin näitevideos tegin ka palju just 200 ja 300, 400 nii-öelda otsaga, et ma tegin siin näitevideos, panin 2 konverteri vahele, et see ots siis oli seal 300, 400, et need kõik filmitükid on sealt filmitud käest. Et uue kaamera ja sensori puhul siis on tal nii-öelda autofookuspunkte ka peaaegu terve sensori ulatuses, et 99%, et neid on siis täpsemalt 117 fookuspunkti. 117 punkti siis sa saad omakorda nii-öelda suurendada veel 425 peale, mis on nagu meeletu, et see ongi tegelikult peaaegu terve sensor, et kui me võrdleme XA1, siis seal XA1 oli vist äkki 91 seda punkti, et poole rohkem, see tähendab seda, et see fookus ja kõik on ülimalt täpne. Jõudes nüüd täpsemalt video nii-öelda näitajate juurde, siis Fujifilm on ammu juba olnud tegelikult 10 biti kaamera, see tähendab siis, et värve on meeletult palju. Sa saad pärast arvutis neid väga ilusti nii-öelda koloriseerida. 10 bitti, 4K 60 kaadrit sekundis ja aegluupi teeb ta 240 kaadrit sekundis, et mis on nagu meeletu. Võrreldes XA1-ga, XA1 tegi 120 ja 4K oli tal 30 kaadrit sekundis, et 4K 60, 10 bitti, see on midagi meeletut sellise väikse kere seest. Jõuamegi kõige olulisema asja juurde, et palju selline kaamera maksab. Et hetkel peaks ta turul olema kuskil 1800 eurot, et ma arvan, üks XA1 hind on kusagil seal 1300 kandis, et kindlasti see kaamera on kallim. Paljud nii-öelda Fuji enda fotograafid on öelnud, et X-T4 on natuke liiga kallis, aga kindlasti see oleneb sellest, et mida sa tegelikult nii-öelda tööks kasutad. Kas sul on vaja teha pilti või ainult videot. Kui sul on vaja teha mõlemat, siis ma arvan, et X-T4 on selle jaoks ideaalne töövahend. Et selle kaamera videovõimekus on siin super, parem kui enamus teistel, ütleme, hübriidkaameratel. Siin Sony ja Nikon, et kõik teevad seal 8 bitti, et ma arvan, et see on üks turul praegusel hetkel võib-olla nagu hübriidikaameratest, poolkaadritest üks parimaid, et oma nii-öelda värviprofiilide kui ka kaamera enda näitajate poolest, et 10 bittigi värvi on ikkagi väga hea. Bitrate on sellel kaameral kuni 400 megabaiti, XA1 oli 200, väga super kaamera tundub olevat, et sellises väikses keres selline metsik tööloom, et tegin teile ühe väikse näidisvideo ka ühel hommikul siin, et sealt saate täpsemalt aru võib-olla, millist pilti X-T4 teeb.